Tere tulemast Eesti Vabariigi 108. aastapäeva pidulikule kontsertaktusele. Meil on nii hea meel teid kõiki siin näha, ühisemas meiega koos armsa Eesti sünnipäeva. Welcome to our concert ceremony and celebration of Estonia's 108th anniversary. We are so happy to see you all here celebrating Estonia's special day together. Sooviks ka tervitada meie aukülalist peakõnelejat Ivar Raigi, kes on tulnud siia terve tee Eestist. Tiina Tarkust Eesti Vabariigi suursaatkonnast Ottawast. Ja aukonsul Toomas Heinsood. I would like to greet our ceremonial speaker and special guest Ivar Raig, who has traveled here all the way from Estonia, Tiina Tarkus from the Estonian Embassy in Ottawa, and Estonian Honorary Consul in Toronto, Toomas Heinsoo. Kuna täna pole formaalne teenistus, võite vabalt plaksutada peale esinemisi ja kõnesid. Kõigeväeline taevane looja, me täname sind selle erilise päeva eest, mis sa oled meile täna kinkinud. Meie väikse rahvana tunneme ja mõistame neid vaevusi, mis meie sugustele rahvastele tihtipeale satub peale, ja seepärast me mõistame, et meie isamaa, meie vabariik ei ole iseenesest mõistetav, vaid selle nimel tuleb alati töötada, alati võidelda, alati vaeva näha. Me oleme tänulikud kõikide nende hingede eest, kes on oma elud andnud selle vabariigi eest nüüd ja ka tulevikus. Isa, me palume, et sa hoiaksid meie kodumaad ja hoiaksid meie rahvast ja õnnistaksid kõiki riigi kaitsjaid ja need, kes töötavad meie isamaa iseseisvuse nimel. Palun õnnista ka kõiki meie naabreid ja liitlasi, kes koos meiega seisavad ühisel rindel, eriti nendel saabuvatel keerulistel kuudel ja aastatel. Palun luba, et meie rahvas saaks püsima jääda, et eesti keel, eesti kombed ja eesti inimesed saaksid veel lugematuid põlvkondi siin maa peal ringi käia ja sind ustavalt teenida. Isa, palun õnnista tänast erilist päeva ja ole meiega siin, kui me tähistame oma vabariigi aastapäeva. Me palume seda kõike meie kalli looja, meie lunastaja Jeesuse Kristuse pärast. Aamen. Kallid Toronto Eesti seltsi liikmed, head esinejad, austatud külalised. Eesti Vabariigil täitub 108 aastat. 108 aastat oleme seisnud küll sageli hapral jääl, kuid meie tahe ei ole murdunud. Oleme tunnistuseks, et väike rahvas suudab olla suurem, kui riigi geograafia lubaks arvata. Meie välisminister Margus Tsahkna alustas sel nädal Riigikogu ees peetud välispoliitika ettekannet sõnadega. Kui aasta tagasi oli maailmas tunda 1930. aastate hõngu, siis täna 2026. aastal ei räägita enam ajastu lõpu hõngust. Räägitakse ajastu lõpust, sellest, et varem kehtinud reeglid, kokkulepped ja tavad ei pruugi enam kehtida. Vana on läinud, kuid uus veel ähmane. Tsitaadi lõpp. Kõige teravamalt väljendas seda mõtet muidugi Kanada peaminister Mark Carney Davosis. Meile eestlastel ei ole murrangulised ajad võõrad. Täna kuuleme peakõnelejalt Ivar Raigilt murrangulisest 1989. aastast. Toonased sündmused ei juhtunud iseenesest, vaid tänu inimestele, kes uskusid, et õiglus peab võidule saama ja ei andnud alla. See ei ole pelgalt ajalugu, see on meile õppetund. Meenutame täna ka neid, kes maksid Eesti vabaduse eest kõige kõrgemat hinda. Sõjaveteranide austamine ja langenute mälestamine ei ole lihtsalt tseremoonia. See on lubadus, et nende ohver ei lähe meelest. Minevik on meile kompass, teadmine, millest oleme läbi käinud ja mida talunud, ja see annab jõudu mõista, mida oleme võimelised veel saavutama. Nagu ütles minister Tsahkna eelpool nimetatud kõnes, selleks, et midagi saavutada, vajab väikeriik Eesti ka kõigi väliseestlaste tuge. Tänu teie silmapaistvale tegevusele on Eesti selgelt Eestist suurem. Te hoiate keelt, kultuuri ja mälu elus. Eestist kaugel küll geograafiliselt, kuid mitte oma südames. Eesti saatkonnal on teie kõrval kindel toimetada. Head vabariigi aastapäeva, elagu Eesti! Austatud veteranid, lugupeetud kaasmaalased, head sõbrad! Täna Eesti Vabariigi aastapäeval kummardame austusega nende ees, kelle elu ja saatus kujunesid sõdade keerises ning nende kaudu püsis elu
elus Eesti vabaduse mõte, mis kõige pimedamatel aegadel juhtus. Meie ees seisavad mehed ja naised, kelle noorus langes ajale, mil Eesti jäi kahe totalitaarse suure võimu vahele. Paljude jaoks ei olnud valik vaba, ega lihtne. Kuid üks oli selge. Usk Eesti õigusesse olla vaba ja ise oma saatuse peremees. Austatud veteranid, me täname teid mitte ainult selle eest, mida te tegite, vaid ka selle eest, mida te kehastasite. Vastupidavust, väärikust ja truudust Eestile. Olgu teie panus jääduslikud meie mälus ja meie tegudes. Olgu teie eeskuju suunanäitajaks ja tulevaste põlvedele nii Eestis kui siin Kanada eestlaskonnas. Elagu Eesti, elagu Eesti Vabariik. Kallis rahvas, seiskem kui saate jälle hetkeks püsti nende austamise tunnuseks. Austatud korraldajad, lugupeetud aukülalised, armas Toronto eestlaste pere. Ma olen meelitatud, ma olen rõõmus, ma olen õnnelik ja ma olen natuke uhke ka, mis seal salata. Ma olen uhke, et ma võin järjekordselt seista teie ees, esindades oma kunagisi relvavendi
ja kõnelda nende meeste nimel, kelledest valdav enamus juba jälgib meie tegemisi ja toimetamisi läbi igaviku väravate. Mul on teile häid uudiseid. Mul on ka mitte nii häid uudiseid. Hea uudis on, et minu tänane sõduri sõnum on hästi lühike. Mitte nii hea uudis või natuke halb uudis on see, et sissejuhatus on pisut lubamatult pikk. Kannatage välja, te saate lõpuks põhjusega teada. Aastanumber oli 1945, kui kevad tuli minu ellu teisiti. Mitte visnapuulikult, tiu teisiti, vaid karmilt teisiti. Teine maailmasõda oli lõppjärgus. Euroopas oli vaenutegevus lõppenud ja kuna meie juhtusime olema kaotajal poolel, siis me panime Saksamaa pinnal oma relvad kuulekalt maha. Järgmisel päeval avanes meile alandav pilt. Saksa talumehe põllul kasvas midagi sellist, mis seal kunagi varem polnud kasvanud. Meie karabiinid oli sinna kogutud kokku ja löödud raudapidi maasse. See oli võidukate lääneliitlaste üleolev sõnum meile. Need relvad enam surma ega hävitust ei külva. Aga üht need võimsad võitjad ei teadnud, et need relvad olid ainsad, mis äsja lõppenud sõjas õiges suunas tulistasid. Võitja õigus. Kuni kestab sõda, ei ole kunagi päris selge, kummal poolel õigus on. Kuid niipea, kui sõda lõpeb, on kõik klaar. Õigus on alati võitja poolel. Võitjad kirjutavad ajaloo oma suva, oma maitse, oma arusaamiste kohaselt. Kaotavad kirjutavad ka, aga see jääb käsikirja. Seda trükki ei anta, seda ei levitata, seda koolis järeltulevatele põlvedele ei õpetata. Selle võitja õigusega saadeti mind koos 2000–3000 kaaslasega okastraadist aia taha järele mõtlema sõja üle, mida ma oma teada ei alustanud, ja sõjakuritegude üle, mida ma päris kindlasti ei sooritanud. Kuid nii nagu lõppes sõda, lõppes ka vangipõli ja vabanedes avanes mul võimalus astuda 2 aastapikkust sammu oma puudulikul haridusteel. Lõpuni käima seda teed ei saanud, kuid kui emigratsioon selle katkestas, siis anti mulle kaasa üks väärtuslik mõttetera. Selle kirjutas mulle kingitud raamatusse koolidirektor, lugupeetud psühholoogiadoktor Juhan Tork, kes lõpetas oma elupäevad ka siinsamas Torontos meie hulgas. See oli üks vana idamaine tarkus, mis kõlas nii. Kui sa räägid, siis olgu su sõnad paremad kui su vaikimine. Ma ei ole kindel, kas ma alati olen selle juhtmõtte järgi käia saanud, kuid täna koosneb minu sõduri sõnam täpselt 7 sellisest sõnast ja siis, head sõbrad, nautige minu vaikimist. Tänan, armas Toronto eestlaskond, elagu vaba Eesti!
Meil on väike üllatus täna, nii ma kutsuks ette EKN-i esinaise Reet Martin Seeri. Ja mind abistab täna Ülo Isberg, kes on Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Kanadas esimees ja samaaegselt Eesti ohvitseride kogu Kanadas esimees. Mul on väga suur au täna tunnustada Kanada eestlaste poolt Erik Purjet. Mitmed teist on võib-olla juba lugenud Eesti elust, et Erik on pälvinud sel aastal eestlase kesksugu Kanadas kuldteenete märgi. Eestlaste kesknõukogul Kanadas on 2 taset teenetemärke, üks on hõbe. Hõbeteenete märk antakse vabatahtlikele, kes on aja jooksul teinud olulise panuse Kanada-Eesti kogukonna edendamisele. Ja sel aastal 108. Eesti Vabariigi aastapäeva puhul tunnustab EKN 8 väärikat isikut hõbemärgiga. Reede õhtul tunnustati Toomas Eichenbaum, Mihkel Liik ja Katrin Sõmermaad ning meie superfantastilist ja kahjuks ta lahkub sel aastal Eesti suursaadikud Kanadas Margus Rava. Ja tänasel Hamiltoni vabariigi aastapäeval antakse üle teenetemärgid Robert Seidler ja Toomas Aasale ning Vancouveris Anu Rehtlane ja Edmontonis Kelly Schuler McDonaldsile. EKN-i kuldteenetemärgi pälvivad vabatahtlikud, kelle töö ja panus on silmapaistvalt ja sihikindlalt edendanud Kanada-Eesti kogukonna elu pikema aja jooksul. Nad peavad ootama vähemalt 20 aastat peale hõbemedali saamist, et teenida välja kuldteenetemärgi. Nii et kõik peavad vist elama 99-aastaseks, sest et Erik sai eelmisel laupäeval 99 aastat vanaks. Ja väga sobiv, et ta sünnipäev on sõbrapäeval. EKN-i kuldteenetemärgi pälvis ka sel aastal Toronto Hamiltoni Sergio ja Kanada kogukonnas hästi tuntud ja suurtegija Liia Hess. Natukene Eerikust. Eerik on lennuväepoiss, nagu me teame, kes lahkus kodunt noore teismelisena oma isamaad kaitsma. Ja ta nägi oma vanemaid viimati 1944. aastal. Ta oli 17 aastat vana. Läbi Saksamaa ja Austraalia jõudis lõpuks Kanadasse 1957. aastal. Ja Eestit nägi ta uuesti alles 1993. aastal. Üle väga pika elu Erik on tegutsenud sihikindlalt ja aktiivselt siinse Eesti kogukonna kooride asutajana, koorijuhina, lauljana, näitlejana, heliloojana ning Peetri koguduse organistina. Erik, sinu panus Kanada-Eesti ühiskonnale on hindamatu ja südantsoojendav. Kõrges vanuses tegutsed edasi ajakirjanikuna, autorina ja humoristina, kirjutades nii tõsiselt kui humoorikalt elulugudest ja elus Toronto Eesti kogukonnas. Sinu iganädalased lood Eesti elus on avameelsed ning värskendavad ülevaated meie kogukonna ja ka laiema maailma igapäevastest sündmustest. Oled tõeline Kanada Eesti kogukonna aare. Täname selle kõige eest ja soovime õnne kuldteenetemärgi saamise puhul, jõudu ja tervist sulle, armas Erik, edaspidiseks tegutsemiseks. Ma paluksin sind nüüd siia ja Ülo aitab teenetemärgiga ja mina loen selle ette.
eestlaste Kesknõukogu Kanadas Erik Purje on vääristatud Kanada eestlaste kuldteenete märgiga eestluse ja Eesti vabadusvõitlusele osutatud teenete eest. Vabariigi aastapäeval 2026 Torontos. Oi. Kuule, sa saad karbi ka. Tänane aktuse peakõneleja on eriline külaline Ivar Raig. Ivar, sündinud Tartus, on Eesti majandusteadlane, õppejõud ja poliitik, doktorikraadiga poliitilises ökonoomias. Ta on töötanud professorina Eesti kõrgkoolides ning olnud aktiivne taasiseseisvumise ajal, Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige, Riigikogu majanduskomisjoni esimees ning Eesti Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamise juures. I'd like to introduce today's ceremonial speaker, Ivar Raig. Ivar, born in Tartu, is an Estonian economist, lecturer, and politician with a PhD in political economy. He has worked as a professor at Estonian universities and played an active role during the restoration of Estonia's independence as a member of the Estonian Congress and the Constitutional Assembly, chairman of the Riigikogu Economic Affairs Committee, and a key contributor to preparations for Estonia joining the European Union. Palun, Ivar. Austatud Kanada eestlased, nende sõbrad, daamid ja härrad, ma tänan nende meeldivate sissejuhatavate sõnade eest ja ma kavatsen täna rääkida erinevalt sellest, mis räägiti Tartu kolledžis reedel, kus pühendati sellele, et tuletati meelde, kuidas 108 aastat tagasi Eesti Vabariiki loodi ja nagu öeldi, mina räägin sellest, kuidas Eesti Vabariiki taas loodi. Ja sissejuhatavalt öeldi, et ma kuulusin nii Eesti Kongressi, nii Põhiseaduse Assambleesse, aga ka Riigikogusse, kuid neid Eesti riigi taastamise institutsioone oli veel, kuhu ma samuti kuulusin ühena vähestest, kes kuulus kõikidesse nendesse institutsioonidesse. Lisaks nendele 3, mida nimetati, oli veel Eesti Ülemnõukogu, kes deklareeris iseseisvaks Eesti taasiseseisvaks 20. augustil, oli veel Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress, mis deklareeris tühiseks Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid, mille alusel Eesti okupeeriti 40. aastal. Lisaks oli kodanikuühiskond, kogu Eesti rahvas, kes osales nii rahvarindes, kes osales Balti ketis ja teised kodanikuühendused, mis paljud olid moodustatud ka Ameerikas. Ma räägin täna Batunnist, ma räägin täna Musta lindi päevaliikumisest, mis olid ka Eesti iseseisvuse taastamise organisatsioonid. Ja ma võin ütelda, ma olin kõiki nendesse kuude ma olin korraga 3 erineva riigi saadik. Eesti Vabariik õigusliku järjepidevuse alusel, de jure Eesti Vabariik, de facto oli Ülemnõukogu, de facto oli ka Nõukogude Liit meie võimul ja siis olid uued Põhiseaduse Assamblee, Riigikogu, kodanikuühiskond. Ning ma ei jõua kõikidest rääkida, ma räägin ainult ühest episoodist,
sellest, kuidas tühistati Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid ja milles osalesid just nimelt Kanada eestlased, mis oli ka musta lindi päeva tähistamine 23. august, päev, mil 1939. aastal Moskvas sõlmiti Nõukogude Liidu ja Saksamaa mittekallaletungi leping, tuntud kui Molotov-Ribbentropi pakt. Aga kus on raamat selle kohta, kuidas musta lindi päev sai alguse? Miks Eestist ei teata sellest Kanada liikumisest? Selle kohta on tõsi. Üks väikene paperback Black Ribbon Day. See on inglise keeles välja antud ühe Poola instituudi poolt. Lugesin selle läbi, siin on väga palju emotsioone, aga väga vähe fakte ja viiteid ja me ei saa seda raamatut lugeda kui tõene ajalugu selle kohta, mida tegid Toronto eestlased Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Siit raamatust saab palju võtta fakte, kuid ma kutsun teid üles täna kohtuma minuga siin täna ja koguma andmeid musta lindi liikumise kohta, sest see on Eesti ajalugu. See on teie ajalugu, kuidas teie olete kaasa aidanud Eesti iseseisvuse taastamisele. Ja kui täna siin nii suurepäraselt tähistati sõjaveteranide ja austati sõjaveterane, siis nüüd järgmise sammuna Eesti seltsil oleks vaja tegeleda Eesti taastajate austamisega, kes ka on paljuski juba lahkunud meie hulgast. Aga me peame neid mälestama, et nad aitasid kaasa Eesti iseseisvuse taastamisele. Laas Leivat, seesama liikumise juht, Hessid ja nii edasi. Nii et on palju tegemist, millel selts võiks edasi tegeleda. Nüüd on aeg saada eestlasteks tagasi, nagu kunagi Suits ütles. Sest Eesti tänapäeva kõige suurem probleem on, et meid jääb järjest vähemaks. Siin ka järjest jääb vähemaks, aga meid on vaja rohkem. Sellepärast saagem uuesti eestlaseks, tulgem Eestisse, sünnitage lapsi ja noori on vähe, eks, aga mõned ikkagi on. Ja siis Eesti püsib. Mina ütleksin, mitte elagu Eesti, vaid püsigu Eesti, nagu siin öeldi, sajandeid. Ja viidates siis härra Purjele, võitja õigus on kirjutada ajalugu. Tulge ja aidake kirjutada seda Eesti ajalugu. Praegu me oleme võitjad ja sellesse võitu panustas ka Toronto Eesti selts. Aitäh, Eesti selts! Kus nõnda higi
Armsad kaaseestlased, dear friends, Toronto Eesti Seltsi nimel on minul meeldiv ülesanne tänada meie tänaseid esinejaid.
it is my distinct pleasure to thank all those who helped with today's festivities. Ja nüüd tõuseme ja laulame üheskoos Eesti hümni. Please rise as you are able. Tänan väga ja head vabariigi aastapäeva!